Maias mõmmi. Elas kord karupoeg, kellele meeldis üle kõige marjadega maiustada. Tema lemmikud olid vaarikad. Ühel päeval lendas mõmmi juurde harakas ja teatas. Metsalagendikul jõe ja jääraku taga on vaarikad küpseks saanud. Nii suuri marju pole ma oma elus veel näinud. Karupoeg haaras korvi ja asus lagendiku poole teele. Kes siin niimoodi ähib ja puhib? Uudistas jänes, kui oli põõsast ootamatult teele vupsanud. Mina, vastas mõmmi. Lähen vaarikaid korjama. Kas jõeni on veel pikk maa? Ei, see on siinsamas. Aga sa jõuad kiiremini, kui üle põõsast hüppad. Vaata nii. Jänku keksis ees ja karu tema kannul. Jõe ääres tammus mõmmi nõutult mööda kallast edasi-tagasi. Mis sulle muret teeb? Küsisid konnad. Teisel pool jõge on vaarikavusa, aga ma ei oska ujuda, kurtis karu. Ära karda, me õpetame sind, lubasid konnad. Mõmmi hüppas vette ja hakkas konnade õpetuse järgi käppodega aerutama. Ja juba ta ujuski. Nüüd jõudis mõmmi sügava jääraku juurde. Ta tahtis ennast juba nõlvast alla veeretada, kui kuulis orava hoiatust. Ära sa seda küll tee, all on okkalised põõsad. Näe, siin on murdunud puu. Mine mööda, sa üle jääraku saad minna. Mõmmi asetas orava juhendamisel ühe jala teise ette ja jõudis õnnelikult jäärakust üle. Niimoodi sõprade abiga jõudiski karupoeg metsalagendikule, kus kasvasid suured ja küpsed vaarikad. Nii magusaid marju polnud ta veel mitte kunagi söönud. Või talle lihtsalt tundus nii.